meie tippkeskuse nimi on Eesti Uuringute Keskus, siis eesmärgiks on saada ülevaade mitmetest Eesti kultuuris, keeles ja mõttemaailmas toimunud muutustest, ütleme niisuguse määramatu aja piirides, ehk siis kuidas võis välja näha ja kujuneda ja olla eestlaste usund ja mõttemaailm ammustel aegadel, kuidas see on erinevatesse professionaalsete kunstivormideni jõudnud, kuidas see välja näeb ja kuidas ta edasi areneb. Tippkeskuse ideeks tegelikult on ka jälgida, kuidas transnatsionaalsed või niisugused üleilmselt levivad ideed, hirmud, mõtted, uued nähtused, kui kiiresti nad tulevad, kuidas nad adapteeruvad Eesti kultuuriruumis, kas neist tekivad mingid lokaalsed vormid või kuidas ja mida erinevad Eesti rühmad, kui erinevalt nad reageerivad maailma sündmustele, kui kiiresti sellest luuakse kas naljakat, hirmutavat või uskumuse põhist folkloori. Ükskõik, kas tegemist on presidendi valimisega või mõne teise riigi presidendi kadumise või äpardusega, ikkagi see on midagi niisugust, mis otsekohe on ka Eestis kõneks ja mida ka uuritakse. Meie kõnetehnoloogid arendavad praegu erinevaid kõnetuvastussüsteeme ja kõike muud. See tähendab seda, et tulevikus suudab arvuti ise üles kirjutada sõnadega lausutud tellimuse või võib ise esitada otsekohe päris perfektse tõlke. Meie uurijatest väga paljud on rahvusvaheliste uurimisrühmade eesotsas. Ja see annab meile väga hea rahvusvahelise mõõtme. Ma isegi võiksin öelda, et meil on humanitaaria, tippteadlaste ja tippisiksuste väga hea valik, sest kindlasti on meil väga suured isiksused, väga suured mõtted ja väga loovad plaanid.